Mets on Eesti ja eestlaste rikkus, aga metsa eest tuleb hoolt kanda. Koos on seda kergem teha, parem teha ja nii edasi, aga kuidas seda asja koos teha? Seda tulime õppima siia Valgamaale. Tervist, mina Marko. Tere, Atso. Atso, mis asi on metsaühistu? Metsaühistu on metsaomanike kooskäimise vorm. Selline, kes soovivad oma metsaga tegeleda, majandada. Metsaühistu võiks olla inimesele selline esimene valik, kui ta on metsaomanik või saab metsaomanikuks, mis iganes saatuse tahtel. Kas ta ostab metsa, saab päranduse, kingitakse, kuidas iganes. Et metsaühistu oleks inimesele nagu minu arust perearst, kes võiks olla. Metsaühistud on Eestis reeglina ikkagi mittetulundusühingud ja on nagu tekkinud regioonide baasil. Mittetulundusühingud. Ehk siis nad ei ole nagu äri peale välja ennast arendanud. See ei ole üldse meie eesmärk teha inimeste metsaga äri. Meie eesmärk on inimesi aidata, neid nõustada ja olla nende eestkõneleja, sest et metsaühistud on ka Erametsaliidu liikmed väga paljud ja see viib ka nii-öelda metsapoliitikani ja selle lobitööni, mis seal Toompeel toimub. Ühistute roll jälle nagu inimesi moosida ühistutesse või ära rääkida, et kindlasti peate see kuuluma, aga see oleks ikkagi iga omaniku huvides olla haritud ja õpetatud omanik. Ühistud ongi selles mõttes ikkagi läinud seda teed, et anda inimesele täisteenus, aidata see mets majandada, näiteks raied korraldada, istutada sinna uus mets peale, hooldada seda ja kõik toimub ikkagi omaniku teadmisel, nõusolekul ja muidugi ka ega siis tasuta asju ei ole nii-öelda. Omanik ju maksab selle muusika kinni nii-öelda. Aga samas on nad ikkagi kontrollitud tegevused, sest et ühistu ise neid asju ei tee, ühistul on selle jaoks olemas alltöövõtjad. Me üritame ikkagi seda taga ajada, et inimesel oleks lõplikult see rahulolu ja maksimaalne ka rahaline tulemus. See on nagu eesmärk. Tervist, mina on Marko. Rannar. Tere, Rannar. Te olete tuttavad omavahel juba, jah? No mis kasu on siis metsaomanikul metsaühistust? Metsaühistu tegeleb selle raie ja sellega, et on kõik nagu lihtne ja läbipaistev. Et kui erasektorist võtad mingit pakkumist, siis seal nemad hakkavad ikka seal lihverdama, et kuidas neile enda kasulikum oleks. Aga erametsakeskuse kaudu on nagu kõik läbipaistev. Aga siin selja taga on sinu siis noor mets. Minule kui asjatundmatule inimesele see pilt ei räägi midagi, lihtsalt minu juhuslik võsa, aga tegelikult see on siin hooldatud piirkond ikkagi. Siia sai 5000 kasetaime. 5000 kasetaime. Aga need, mis on kõrgemad, need ei ole ju kased ometi. Need on lepad, jah. Lepad. Kaske tuleb ikka esimesel 2 aastal ikkagi vähemalt aastas kord või isegi paar nagu kontrollimas käia. Et see looduslik lepa ja pajuvõsa on niivõrd võimukas, et võtab ikkagi võimust ja vallutab selle kase ära, sest kasel on nagu tuult ja valgust vaja alguses. Need on praegu ikkagi vaeslapse, peavad peksu ja alla surumisega. Rannarid ootab siin veel tõsine töö ees. Tõsine töö. Aga seda on nagu järgmine aasta alles mõistlik teha, praegu ei ole hullu. Praegu las juurduvad rahulikult ja siis järgmine aasta läheb lahti. Kui ikkagi on lubatud konkreetselt mingil maalapil metsas toimetada, nii-öelda majandada, siis millised need tööd on, mida tuleb kogu aeg teha? Esiteks, kõik algab sellest metsamajanduskavast, et kui see on inimesel olemas, siis seal kava kirjeldab metsa hetke seisukorda, see on nagu inventuur. Inimene teab, mis tal on ja seal on ka soovitused võimalike soovituslike metsatööde jaoks. Ja ikkagi on, kui inimesel on küpset vana metsa, seal on kirjutatud soovituslikult raietüübid näiteks, et sa võid selle 10 aasta jooksul võtta näiteks selle eraldise maha või tolle eraldise maha, uuendad selle taimega, tolle taimega. Et sellised soovitused on seal kirjas. See ei ole kohustus, aga see on soovitus. Inimene siis ise otsustab ja siis jõuabki jälle kaarega näiteks ka ühistusse, et kas seda teha või mitte teha, mis see maksab, kas on paras turuolukord. Kui me vaatame siia selles suunas, siin tagapool on, siit läheb just kinnistu piir, seal oli üks kinnistu märk, siin on siuke teise omanikumets, mis on natuke lõigatud ja hooldatud juba, aga selle taga on siuke ilus, näib nagu põlismets.
ilusalt suured vanad männid, all on seda lehtpuu võsa kõik täis ja selle metsa selline saatus on, et kui teda nüüd ei majandata, siis ta puidu tootlikkuselt on nagu peatunud juba valdavalt. Ega ta enam nagu tihumeetrid ja mahtu juurde ei tooda. Need on siis nagu ikkagi raiekõlblikud palju. Jaa, täiesti. See on täiesti raieküps mets ja siin oleks kindlasti lubatud raiuda. Aga kui omanik ei soovi seda, siis keegi ei käse teda raiuda nii-öelda. Kui sa tahad metsa majandada, siis see peab ikkagi olema majanduslikult mõttekas kokkuvõttes, eks. Kui sa lõikad midagi maha ja müüd, siis sealt samast peab tulema ka siis need rahalised vahendid, millega sa siis nagu tellid, ma ei tea, uute puude istutamise või veel mingisugused tööd. Ikka, sest et ega siis selliseid nii-öelda tohutuid investoreid ju ei ole, et kes lihtsalt lõikavad metsa selleks, et sealt ei teki nagu sellist ülevoolavat kapitali tohutut. Ikkagi selle hoolduse ja uue metsa rajamiseks ja pidevaks protsessiks raha kulub aegapiisi ära kõik. Ei ole metsamees selline rikas, ta saab korraga küll võib-olla suurema summa, kui ta müüb küpset metsa näiteks. Aga kui nii-öelda ikkagi südamega asja juures olla, see raha läheb tasapisi sinna metsa tagasi ja tuleb veel puudugi nii-öelda. Selles mõttes ega inimene oma eluringi jooksul maksab nii-öelda metsale peale tegelikult. Seda on nagu öeldud, arvutatud. Me taandum ikka selle jutuga rahani. Sest et kas see on kasulik. Mõnel juhul tõesti inimene ei vaja seda puitu ei rahaliselt ega kütte jaoks, aga tema jaoks ongi see emotsionaalne väärtus, et ta saab seal metsas käia, ta on uhke, et ta on metsaomanik, mis võiks muidugi kõigil see tunne tegelikult olla, et metsaomanik olla.